siit ei tule nüüd ahju ehitusideot, aga siit tuleb nüüd mulla tegemisvideo. Et siin on nüüd kompostmuld, kus on siis puulehti ja tuhka sees ja kõike, kuhu siis tomatitaimed saaks istutada. Ja siia on nüüd lisatud pärmi, et see on nüüd kuskil 4 päeva on käärinud ja see muld nagu kidiseb üleni ja elab, et ta on selline hästi kohev ja ütleme, et nüüd hakkab juba see suurem käimine hakkab ära, et alguses oli ta veel suurem, see kohe mulises, et praegu on ka tegelikult seda märgata, et ta on, sest enne seda kääritamist see oli nagu sopp, et ta ei olnud siuke õhuline, praegu on ta täiesti siuke, et ta meenutab nagu vahule klopitud munavalget natuke, et on selline hästi kohev ja õhuline, aga miks see pärm veel hea on, ütleme, et ta teeb selle mulla siukseks kohevaks, see on üks teema, aga pärm nüüd kiirendab taimede kasvamist, näiteks kui tomateid kasta pärming-B-ga kasvuhoones, siis tomatid hakkavad väga kiiresti õitsema ja saaki andma ja saak on väga hea isegi õues, ütleme, et isegi õues võib saada väga head saaki, kui pärmiga lihtsalt kasta ja võib segada siuksesse pütti selle pärmi ja suhkru või mingid vanad moosid ja asjad ja tegelikult võib nõgest ja tirtsa panna, ütleme, et teha siukse täieliku asja kokku ja siis seda kastmisvette lisada, ütleme, iga kord, ütleme, et ja võib ka alguses, ütleme, selle kasvuhoone sellega kasta korralikult läbi, ja siis lasta seista natuke aega ja siis kaevata läbi, et see seguneks, ütleme, kui see pärm seal mullas on sees, siis ta sealt ära ei kao, ütleme, ja et võib millegi magusaga muidugi kasta juurde, piisab ka sellest, et ta on tunda, ütleme, see muld on hoopis teistsugune, ütleme, see on tunda, et siin on nagu sees midagi, aga see ei olegi mingi imeasi, et lihtsalt tahtsin öelda sellist asja, et tuleb siuke muld siia siis, jaa.